Istu veel oma. Ära püüa olla hea mediteerija. Ära püüa kohe lõdvestuda. Selle asemel pane tähele seda rasket halli kihtsi oma naha all. See on see kiht, mille sa oled ehitanud, et maailmale meeldida. Hinge sisse ja tunneta seda vastikustunnet, mis tekib, kui sa mõtled kõigile sellele, mida sa peaksid olema. Ühiskonna ootused on nagu nähtmatud niidid, mis tõmbavad su näolihased naeratusse, kui sa tegelikult tahaksid karjuda või nutta. Märka oma kurku. Kas see on pinges? Seal on kõik need ütlemata jäänud sõnad. Kõik need korrad, mil sa valetasid. Mul läheb hästi. Kui tegelikult tahaksid öelda, ma ei jaksagi enam. Lase sellel pingil praegu olla. Ära lükka seda ära. See on sinu keha viis öelda, et sa oled elanud kellegi teise elu. Kujuta ette, et sa seisid keset ühe välja. Sinu ees on suur peegel, aga see ei näita su nägu, vaid su hingi ja soorganid. Vaata sinna sisse. Siin on need sildid. Saamatu, sest sul pole korterit. Egoist, sest sul pole lapsi. Luuser, sest sul pole karjääri. Tunneta, kuidas need sõnad tekitavad su kehas füüsilist iiveldus või torkeid. See pole sinu häbi. See on mürk, mida teised on sinusse süstinud. Sa kannad seda kaasas nagu rasket seljakotsi, mis on täis kive, mis ei kuulu sulle. Miks sa teed seda? Ja nüüd vaata veel sügavamale. Vaata seda karjääri, seda meest või naist, seda korterit või maja, mis sul võib olla juba olemas. Kas sa hoiad sellest kinni ainult selle pärast, et nii peab? Kas su kodu on tegelikult vangla? Kas su partner on võõras, kelle kõrval sa tunned, et üksildasemalt kui üksi olles?
sinu keha kannab seda valet. See vähkes tunne rinnus, see igavene väsimus. See seljavalu. See on sinu keha protest. Keha ütleb, ma ei taha enam valetada. Iga päev, kui sa teeskled rahulolu seal, kus on tühjus, sa hävitad oma tervist. Tõde on valus. Aga vale on surmav. Ütle nüüd endale otse ja toorelt. Ma olen õnnetu ja see on okei. Ma ei taha seda elu ja see on okei. Ma ei vasta ootustele ja ma ei peagi. See on nagu esimene lonks õhku pärast uppumist. Sina ei pea enam teesklema. Ja nüüd jää selle tõega hetkeks täiesti kahekesi. Ära jookse minema. Kui sa tunned nüüd kerkimas viha enda vastu, et oled lasknud end nii kaua murda või viha teiste vastu, kes on sind raamidesse surunud, siis lase sealt tulla. See viha on su hingi ellujäämisinstinkt. Ära neela seda alla. Kui su silmadesse tulevad pisarad, siis lase neil voolata. Nutmine ei ole nõrkus. See on su keha viis pesta välja need mürgised kivid, mida sa oled hinges kandnud. Lase kehal väriseda. Lase tõele end raputada. Luba endal olla selles valus ja aususes täpselt nii, nagu sa oled. Sa ei pea end praegu parandama ega andestama. Sa lihtsalt oled. Iga pisar ja iga viha pursse lammutab seda valet, mis sind haigeks tegi. Selles vaikuses siin ja praegu oled sa esimest korda üle pika aja täiesti vaba ja tõeline.
luba endal olla selles olemises. Lihtsalt hingata ja tunda oma keha reaktsioone. Hinga nüüd sügavalt sellesse tühimikku. See pole enam tühjus, see on vabadus. Sa oled lõpetanud enda mürgitamise teiste inimeste unistustega. Sa ei pea kohe täna uksest välja jalutama või kõike purustama. Aga sa ei saa enam kunagi tagasi minna sellesse pimedasse teadmatusse. Sa tead nüüd tõde. Ja tõde on see, et sinu keha kuulub sulle, mitte ühiskonnale. Sinu eluiga ei ole tähtaegade kogum, vaid teekond. Tunneta oma käsi ja jalgu. Sa oled siin oma ehtsast võib-olla segamini ja vales elus, aga sa oled lõpuks ometi kohal. See ongi tervenemise algus. Sa oled enda vastu aus. See on su ainus kohustus. Kui oled valmis, tee silmad lahti ja vaata ruumi enda ümber uue selge pilguga.